mis toimub tänapäeva maailmas. Ameeriklased sõdisid kunagi Al-Qaeda vastu ja nüüd elavad nende lapsed Hamasile kaasa, mis on Venemaa Föderatsiooniga valesti suurim riik maailmas, mis püüab alati suuremaks saada. Aga venelased ei valinud ühtegi Vladimir Vladimirovitšit. Palestiina juhid tahavad osa Hispaaniast üle võtta, sest kogu maa, mis kunagi oli moslem, peab uuesti moslemiks saama. Ja Vladimir Vladimirovitš tahab lihtsalt mängida nagu kas mängib. No ma tean küll, et kas mängib oma saagiga. Ma mõtlen, mida see magustoit küll mõtles, miks pärast avaliku pedofiilia skandaali Punasel väljakul, miks kurat tapeks sama intervjuu öeldes 5-aastase süütus ja täielik haavatavus kõnetasid teda. Aga hei, venelased ei valinud mingit Vladimirit Vladimirovitši, aga ameeriklased hääletasid tegelikult mehe poolt, keda süüdistati vägistamises. Vana hea Tobukati Johnson oli alles 13 ja Putin, tema tsiteeris Vene vägistamislaulu esimesel päeval Ukraina raha poole pöördudes. Palestiina juhid tahavad osa Hispaaniast üle võtta, sest kogu maa, mis kunagi oli moslem, peab uuesti moslemiks saama. Ja Vladimir Vladimirovitš tahab lihtsalt mängida nagu kas mängib. No ma tean küll, et kas mängib oma saagiga. Ja mis toimub piiririigides, ida ja lääne vahel asub ilus maa. See koosneb põlisrahvaste Euroopa koltide hõimudest, Anari järve saamid ja põhjapoolsed mägisaamid. Ja eestlased räägivad sugulaskeelt, nad elavad Nõukogude bürokraadi märjas unenäos. Sooma bürokraatlik süsteem karistab soomlast sigareti suitsetamise eest, mis on kaetud kuradi salatiga. Kauem kui meest topelt mõrva eest, samal ajal kui peaminister tantsib kõrgel kui tuulelohe. Palestiina juhid tahavad osa Hispaaniast üle võtta, sest kogu maa, mis kunagi oli moslem, peab taas moslemiks saama. Ja Vladimir Vladimirovitš tahab lihtsalt mängida nagu kas mängib. No ma tean küll, et kas mängib oma saagiga. Vaadake kindlast ja Aleksander Litvinenko juhuslikku mürgitamist. Kaks Vene agenti andsid Litvinenkole kogemata polooniumi. Ja süüdud inimest ei süüdistata kümnetes süüdistustes. Ja süüdistajaid ei mõrvata, Elton laulis Philadelphia vabadusest. Aga Kremli moraalne kämus loobab pedofiilia vabadusest. Isegi Põhjakord ei sallitaks sellist meest nagu Putin.